muutusi vähemalt selle põhjal, mis paberi peal üles joonistati. Õim lõpuks saab sealt jällegi pisut õnnega palli tagasi, aga nagu eilsest intervjuust. Kui õppisime siin tugevamaid soosibki, vaatame ära, tuleb kauglõka ja sealt rikošetist tuleb esimene ära, näis mulle. Nõmm seal läks enda esimest nurka otsima, aga Soona leidis ilusti tagumise nurga rikošetist üles ja Paide läheb koduväljakul kohtumist 1-0 juhtima. Aga see rikošett näis sealt üsna tugev olevat vähemalt Nõmme hüppe peale. Nõmm seal vajus enda nurka ja vaatame siit ka kordust. Jäeti pisut palju ruumi ja seal kaitse pandi ka, Maakeeli Pepuli maha. Aga hetkel ütleks, et seal miskit ei olnud. Vaatame ära, siit on võimalik tulla ja tullakse hästi ka, aga oleks vaja sinna väravasse lüüa, pall käib väravas ära ka, lipp tõuseb ja siin me vaatame kordusid, aga Tarmo Kink on mõlema pandud igastahes pingi peale, sest et hästi võtab sealt Soona ette, aga see üritus hetkel ettevõtmisega piirdub ka, pall vasakule äärele. Hästi sealt võimalik Jürisol tulla. See pall nüüd värava peale ka saata madalalt ette ja sealt tuleb ära, Kuressaare saab oma esimese kätte ja see, mida ilmselt Paide ping siin kartis, nüüd ka juhtub. Kivi on selle värava autoriks, aga Jürisole saab siit vähemalt poole kinkida, sellepärast et suurepärase eelde tegi ja Kivile jäi kõigesse lõpetamise vaev, see jalg õigel ajal vastu panna. Paide jaoks kodus jõusamini kulgenud. Saadi küll see värav kätte, aga see mängupilt minu hinnangul siit kõrvalt on ikkagi soovida jätnud. Reeso seal Baranovile tegi väga korralikult ära ja Kivi pani Rosiina selja tagant selle palli väravasse. Vahetused siis seesugused, et Padamosi tuleb väljakule, väljakut tuleb ära Õim ja ühtlasi näib, et see teine vahetus on siis seesugune, et Soonalt pall kasti, seal ei kerki ja Baranovi paneb pead tagumisest postist vastu. Vile on suus ja need on 3 vile, mis lõpetavad tänase kohtumise. Intervjuuks siin Paide kapten Ojamaa, et ei ole ilmselt tulemus, millega te rahul olete kodust? Kindlasti mitte, et see oli selline mäng, kindlasti mida oli vaja võita, aga kahjuks jah, ma ütleks, esimesed pool tundi mängisime hästi, aga sealt kuidagi läks mäng järjest rohkem allamäge kuni siis Kuressaare värani ja lõpus, kuna nad olid võib-olla selle viigiga sel hetkel juba rahul, just saime initsiatiivi tagasi, aga seal oli vahel 30-40 minutit, kus me tõesti ei mänginud hästi. Mis selle justkui tingib, et see ründemängus tundub, et asjad ei klapi kõige paremini kokku või oli täna lihtsalt ka Kuressaare seda võrd hea, et pani need käigud kinni? Ei, ma ütleks, et käigud kinni pani, et kui me ikkagi liigutasime palli esimest 30 minutit, liigutasime palli lihtsalt loogiliselt, siis oli palju ruumi tegelikult ja saime sinna vende värava juurde väga edukalt, ma ütleks, et aga siis teine poolega me kuskil keskväljal juba natuke jäi meil kinni see või me ei saanud palli alt enam nii hästi üles. Teeks palju eksimusi, lihtsaid eksimusi ja võib-olla selliseid ebaloogilisi lahendusi ja sealt sai Kuressaare kindlasti indu rohkem juurde, et nad said need palli rohkem kätte ja said ise üritada ka. See on nüüd lühikese aja jooksul tegelikult teine juba tagumise otsa puntidele ära antud mäng, et kus kohas Paide justkui enda mänguga hetkel on ja millal te justkui võiks küsida, et oma mängu jälle käima saate, et ilmselt ei ole need viimase aja tulemused need, mida Paidelt tegelikult oodatakse? Me ei ole kindlasti rahul jah, tulemustega siin ei ole kuhugi peita, et me peame igalt poolt tahaksime punkte võtta, et nii-öelda need, mis on kohustuslikud, need ütleme eriti kodus siin, et need isegi ei ole tulnud meile kätte, et me peame kindlasti, võib-olla tuleb heal ajal see paus, et
saame natuke mõelda ja siis ka trenni teha ja valmistuda juba nii-öelda selleks edaspidiseks hooajaks, et selgelt meil on vaja kõigil juurde panna, et praegune see ei ole lihtsalt piisavalt hea. Hooaja algusest teist ikkagi, kui vähemalt ühest tiitli pretendendist räägiti, hetkel see mahajäämus on 15 punkti, et kas need eesmärgid on ümber vaadatud või tegelikult ikkagi ihkate seda kulda veel? Ma arvan, et lihtsalt mänguhaaval peame asju võtma, et siin pole mõtet kalkuleerida või vaadata tabelit, et me peame kindlasti eelkõige vaatama oma mängu, et tekitama ise rohkem väravõimalusi ja taga saada ka pidama, nii et meie vastu oleks raskem mängida, et siin ei ole mõtet, väga keegi ei vaata kogu aeg tabelisse ja midagi punkte kalkuleerida, et lihtsalt oma mängu peab palju parandama, et läbi selle kaudu võib tulla ka edu. Ma küsin siit lõpetuseks, et sa ütlesid, et paus tuleb heal ajal, mis see paus endast kujutab, et saate puhata ka või ikkagi läheb siit nüüd trenn edasi, et tulemustest vastavalt, et tuleb juurde panna? Ei, nüüd kui teist, et saame natuke ka nii-öelda puhata ja natuke ennast teha mingis mõttes sihuke reset ja siis tulla tagasi, kindlasti on meil ka palju trenni ja treenimahtu ja sealt selle kaudu loodame oma mängu parandada ja pakutavad rohkem positiivseid emotsioone oma fännidele. Aitäh sulle, Hendrik, ma lasen su vistkonna juurde ja edu jõudu jaksu töös. Kohegi liitumas Andrus Kivi, täna viigivärava autor, tõid vistkonnale punkti, tuju hea ilmselt hetkel või tunned, et jäi siia mängu siiski midagi, mida oleks taht veel saada? Ja ma arvan, et oli teenitud viik, et täna oli 2 erinevat poolega, et esimene poolega ma arvan, et oli Paide oma ja teine poolega oli meie oma. Mis te ümber tegite poole ajal, et need poolajad sedasi kulgesid? Ma arvan, et 50-50 duellid, et me hakkasime teine poolega 50-50 duelli võitma, siis sealt hakkas tulema. Sa ütlesid, et viik on aus tulemus, kas sa tunned, et siit oleks võinud tegelikult 3 ka võtta? No võib-olla jah, sest et peale 1-1 väravat oli tegelikult ju päris hea tuhh ja oli ka võimalusi, et ma arvan, et võit oleks veel parem tulemus olnud, aga oleme viigiga rahul. Siin hetkel liigatabelisse vaadates tõusite Nõmme Unitediga hetkel samale pulgale, kuidas sa senise hooajaga rahule jääd? Olete kätte saanud need punktid, mida justkui oleksite pidanud saama, olete midagi nii-öelda väljakule jäät või kuidas sa tunned, et see senine hooaeg on kulgenud? Jah, no üldpildis võib olla rahulik, et me oleme võtnud oma suust vastu punktid ära ja oleme suutnud püsida mängus ka siis suuremate klubide vastu, top 4 vastu. Et täna ka teine poolega on hea näide, et olime mängus sees ja tekitasime võimalusi ja olime täitsa mängus sees. Kuidas sa vistkonnakaaslase Jürisoo mängu vaatad, seal vasakul äärel oli ikka väga terav täna, andis sööda ka sulle? No ütleme niimoodi, et kui ta sellise söödu paneb ja ma olen üksi seal värava ees, et siis ei ole raske sealt ära lüüa. Mis siit täna veel endaga kaasa võtta? Punkti saite Ülemise otsa vastu kätte, mängupilt, mis siit veel endaga kaasa võtta täna on? Ma arvan, et sa nimetasid ära praegu kõik, mis kaasa võtame, et enne puhkust, minipuhkust on hea tujuga lähme minipuhkusele siis ja siis peale puhkust vaatame edasi ja töötame edasi. Ma küsin sult ka siis lõpetuseks puhkuse kohta, et kuidas see puhkus välja näeb? Palju peatreener teile puhkust andis, palju trenni peate tegema sellel ajal? Tuleb see paus üldse heal hetkel? No jah, mingi kava meil saadeti, et täitsa nagu puhkus ei ole, et teeme seal individuaalselt ikkagi ja nii on. Aga puhkust tuleb heal hetkel, et selle viigi pealt või tahaksite edasi veel mängida? Ma arvan, et puhkus on praegu tähtis, et tuleb heal hetkel. Aitäh sulle, Andrei, ma lasen su vistkonna juurde ja palju õnne!